Hawaii Express Estonian Cup 4. etapp Frank Kutter 17. Raplamaa rattamaraton toimus taas võistluskeskusega imelises Lauka-taguse puhkekülas. Raskeks katsumuseks seadsid end valmis 100 võistlejad ning hoolimata keerulistest ilmaoludest ei langenud tuju kellelgi. Kuigi üle Eesti keerlesid sel päeval tormipilved, jäid Frank Kutteri rattamaratonist osavõtjad sellest puutumata. Küll aga oli tugev vihm maha sadanud öösel ning korraldajate otsusel lühendati võistlusrada ja välja jäi oma nime väärt Pasaaugu singel. Hawaii Expressi Grand Prix ligi 60-kilomeetrisel distantsil revisid favoriidid koheselt eest. Olgu siinkohal mainitud, et Peeter Pruus Rapla rattamaratonil ei osalenud, kuna võitles Norras toimunud Euroopa meistrivõistlustel samal ajal medalite eest ja sai kaela pronksi. Palju õnne! Aga pildis oleva võistlus juurde tagasi. Juhtkvarteti moodustasid Como Velo Plus klubisse kuuluvad Gert Jõer ja Peeter Tarvis, lisaks Ivo Suur ja Toomas Lepik. Paluküla mägedes asunud Sissi mäefinišisse jõudis aga liidriduo Tarvis Jõer. Lisad konkurendid raputati tuulest ja sisse sõideti turvaline mõneminutiline edu. Keaba mägedes asunud Hans Krohe kiirenduskilomeetrile jõudis ikka tuttav tandem koos. Kolmas oli Ivo Suur. Tosina liikmelisse jälitajate punti, mis Keaba mägedes laiali tõmmati, mahtusid näiteks Lauri Malsroos, Marku Ainsalu, Alges Maasikmets, Joonas Maanurm ja Martin Parv. Arsitalu veerel asunud Küüslaugu festivali mäefinišis jagasid suuremad punktid ikka kohaliku rattaklubi sõitjad Jõer Tarvis. Gert Jõer võttis teist etappi järjest maksimaalselt 6 punkti ja jättis enda selgaga Küüslaugu festivali mäefiniši liidrisärgi. Teine oli Tarvis, kolmandana uhkes üksinduses Ivo Suur ja grupi peas Joonas Maanurm. Lauka-tagusel asunud finišijoon ületasid peaaegu käsikäes Peeter Tarvis ja Gert Jõer. Raplamaa mehena koduetapil osalenud Tarvis sai maitsta võidurõõmu. Ma tänavu Hawaii Expressi Estonian Cupi etappi ei ole veel võitnud ja eks siin mõned etapid veel ees, aga praegu ma olen küll õnnelik, et just selle koduetapi kätte sain, et see on alati hästi hea tuju tekitab, kui kodus hästi läheb. Nüüd peaksid vist ka üldarvestuses liidriks jääma, et eelnevalt oli seal tihe kemplus, aga nüüd selle võiduga peaks natukese edumaus suurenema. Jään liidriks et tegelikult Gert ei saanud ühel etapil käia ja seetõttu tema saab tõenäoliselt see liidrisärgi siis, kui ta saab oma 6 etappi kokku, aga mina tõenäoliselt järgmisele etapile ei saa tulla, sest ma olen välismaal. See kindel ei ole veel, aga suure tõenäosusega ma ei saa osaleda järgmisel. Kas teil juba enne starti natuke oli paigas, et lähete kahekesi siin ettepoole tegemist, nimelt nagu mainisid ka, et Peetri kodumaraton? Enne starti täitsa plaani paigas ei olnud, et siin mõneva muidugi teadsime, et tuleb kohe ees olla ja ega siin midagi passida ei ole. Vesiste rajatingimuste tõttu lubati sõitjad rajale mitmes grupis ja lõplikus paremusjärjestuses pääses Hawaii Express Grand Prix poodiumile veel ka Gert Kivistik, kes sai lähterajale alles 5. laines. Ta edestas 4. koha saanud Ivo Suurt 11 sekundiga. 5. oli Joonas Maanurm, 6. Marku Ainsalu ja 7. Lauri Malsroos. Naiste arvestuses ei leidunud vastast Liisa Eerbergile. Tavapärased konkurendid Mari-Liis Mõttus ja Janelle Uibokand võistlesid piiri taga ja nii võttis Eerberg pea 13-minutilise eduga võidu Maaris Meieri ja Merili Sirveli ees. Kuni 23-aastaste arvestusse kuuluv Sirvel jättis enda selgaga Subaru kirjadega liidrisärgi. Põnev oli heitlus võistkondliku võidu peale.
Raplamaa rattaklubi Como võttis kohad 1, 2 ja 8, kuid pro-jalgratturite klubi sõitjaid mahtus esidosinasse tervelt 6. 2-punktilise paremusega jäi seekord peale Como. Kiava mägedes paiknenud üliraske Hanskrohe kiirenduskilomeetri võitis meestest Gert Jõer, naistest Maaris Meier. Traditsiooniliselt toimusid enne suuri starte ka Põltsamaa lastesõidud. Igale osalejale oli siin arvestuses välja pandud medal ja vanemate valvsa pilgu all vurati lõbusalt finiši suunas. Veidi suuremad sõitsid pikema ringi ja Põltsamaa liidrisärgi arvestuses kuni 10-aastaste seas võidutses tüdrukutest Linda Lensment, kellele see oli 4. etapivõiduks sel hooajal. Tema järel tulid üle joone Marta Mõttus ja Giselle Rangi. Poiste seas oli esimene samuti ka üldliidrisärki kandev Oskar Lembloh, teine ja 3. olid Hardi Grünberg ja Georg Salupuu. Paarikümne kraadi lähistel soojapügalaid, kerge pilvevine ja mitte väga tugevalt puhunud tuuleilid tegid Frank Kutter 17. Rapla rattamaratonist nauditava võistluse igaühele. Väga äge. Sopp mulle muidugi ei meeldi, aga ülejäänud kõik oli väga lahe ja vahepeal Keava mägedes mul tuli ka siuke pea, et kaua võib neid Keava mägesi sõita, et tahaks juba lõpuni jõuda. Jõudsin ilusti ja ühte juurde ei kukkunud ja olen väga-väga rõõmus. Mis siis spidomeeter näitab ka? Suurt asju ei näita täna. Nüüd oli raske võitu või? Jah, täna üldse terve hooaeg on kuidagi väga raske. Tähendab, siis trenn on nagu väheks jäänud, kui hooaeg on raske. Aega trenni teha. Trennid täpselt siin võistlustel. Karastud võistlustel? Jah. Trenni ei ole aega teha ja et siis proovin seda võistlustel kuidagi kompenseerida. Aga tuleb võistlustel ka võtta nii, et vastavalt, et nüüd üle ei tõmbaks, et ikka ka ringi jõuad vaadata. Ikka tervisesport, et üritaks lastega sammu pidada. Et see on põhiline mõte. Et nemad utsitavad nii-öelda siis vanemaid ka? Ütleme, praegu nad on väiksed veel, aga et me pärast jõuaksime nendega koos sõita, et see on asja mõte. Täna pidi kahjuks tulema nagu klubi nimi DNF, Kett läks, parandada ei saanud, nii et aga rada oli äge, raske, ikka väga raske, krambid kimbutasid natuke, nii et see hea kosutus nii-öelda. Vaatangi, et siin muidu vist juuakse alkoholivaba, aga siis kui lõpuni ei tule, et siis saab seda kangemat kraami juua. Kusjuures veerandi jäin ära, siis avastasin, et jah, et alkoholiga pakutakse ka. Aga täna võib, ei ole autoga ise, sõber sõidab, nii et võib vahepeal kaotusvalu leevendamiseks. Kuidas selle korraldusliku poolega siin Frank Kutteri Rapla rattamaratoni võib rahule jääda? Väga hästi, et rada oli väga hästi märgitud ja märgistatud, et kuskilt mingit eksimust kohta ei olnud, et kohe saab minna vaadata, kuidas on selle rattapesu ja söögikorraga on. Aga jah, võib väga rahul olla. Mina sõitsin esimest korda rada, aga sellel hooajal ma arvan, et see oli üks kõige selline, ütleme, tehnilisem võib-olla ja sopasem rada, kus ma sõitnud olen. Kuidas see ilm ratturid seal metsas mõjutab? Väga hea ilm oli. Et rattasõit ilm täpselt praegu? Jaa, täpselt rattasõit ilm oli praegu. Et rannamõnus ei naudi, aga praegu nii mõnus? Väga õige ilm, oleks palavalt, oleks asi poole hullemalt. Kes sõidab esikoha peale, kes niisama ja esimesed 3 on auhinnalised, ülejäänud on juba tervisesport. Missugust võistlusdistantsi läbisite? Poolmaraton seekord. Arvan, et ka pikemaks ei oleks sellel korral veel jaksu olnud. Aga ühel päeval tuleb ka see siis või kuidas tundub? No kui ma rajakontrolliga kokkuleppele saan ja ta varub päevaks piisavalt aega, küll siis vaatame. Kuidas siis rajal oli, kas olid seal kõik sõbralikud koos, oli positsioonivõitlust ka? Mina olin nagu selles otsas, kus on jah pigem see sõbralik koosolek, et ilmselt see eesotsamehed olid need, kes rohkem seda võitlust tegid oma vahel võistlust. Aga varustus jäi kõik terveks, tundub? Jah, tundub, et kõik on ühes tükis ja kõik on alles, et tuleb veel sõber ära oodata, millal ta jõuab, et võiks ka ehk kohe üle finiši joone jõuda. Mõned hakkavad mägede peal näiteks mööda minema ja aga kui kukud, siis aidatakse reeglina, et niisugust rivaalitsemist nagu jõhkrat ei ole.
8 etapist koosnev Hawaii Express Estonian Cupi maastikurattamaratonide sari jõudis Rapla etapiga poole peale. 27. juulil jätkub kalender Rand ja Tuulberg 19. Elva rattamaratoniga. Nädal varem, 20. juulil toimub aga stardiga Elva kultuurikeskuse parklast matkasõit, millest osavõtt on tasuta. Kogu info ja registreerimine estoniancup.ee.